No oleme siis Valgu ajaloolise endise seltsimaja juures, ehk pärast tehti see töökojaks ja meile oli ta selles mõttes, et siin ruumis 3. ukse juures taga asus meie tuletõrjedepoo. Ja see on nähagi selle kiviehitusest, et seal maal, kus on uuem jagu, seal lõppeski see tolleaegne seltsimaja ja see on ülejäänud kõik uued ehitused. Aga meie depoo oli jah veel vana jao sees ja jumal tänatud, et ta oli seal, sest see vahesein, tähendab lõppsein, see oligi see, kes päästis tule edasi leviku, kui meie auto põlema läks. See oli jah üks niisugune aasta, mingisugune oktoobripühade aasta oli. No jah. 50. aastapäev. 50. aastapäev, jah. Ja siis oli minu teada terves vabariigis oli neid niisuguseid arusaamatuid põlenguid. Ja seda seostati millegipärast selle aastapäevaga. No ja meil oli täpselt samuti. Ja see oligi niisugune kurioosne lugu, et jälle inimene, kes seal samas kõrval elas töökoja territooriumi taga, see naisterahvas oli lasteaiakasvataja ja tema jutu järgi ta oli tulnud õhtul töölt ja see käis sealt hoovi pealt läbi. See ei olnud suletud, see töökoja hoovi pealne. No võt ja just kõik oli vaikne, mitte midagi ei olnud seal. Ei ühtegi krippu ja kõppu. Ja tema läinud siis koju ja ütles, et sa ei osanud ka seda aega nii täpselt öelda. Käiust ise on surnud kaval küsida ka. Et see oli väga lühikese aja vahemikul, kui ta oli tulnud välja ja siis oli juba kas oli 10-15 minutit. See oli lihtsalt juhuslikult, tuli välja nagu omal ajal olid välikabiinide või just kehakirjandusministeeriumid. No vot ja siis ta oli märganud või kuulis seda praksumist. No siis ta oli juba katusest väljas see, et ta niit juba paukus. No ja siis helistati Oliverile, terve Oliverile. Oliver siis jälle, temal oli ainult telefon siin Alevi vahel. Ja Oliver, see oli esimene, kes sinna jõudis. Ja siis oli juba tulipressis ustest läbi. No ja Oliveri naine tuli mulle ütlema, ma elasin kõrval majas. Ma rutasin ka kähku sinna siis, et kas saab masina seest välja. No mis see enam päästa oli. Või niimoodi, et proovisime ust lahti tõmmata, võimatu oli, eks ole, ja parem ka ta lahti ei tulnudki enam. Sest teadas ju, et tuli tekitab vaakumi ja ei saanud enam ligi kuskil. Ja siis ainukene päästerõngas oli Märjamaa tuletõrje, oma see 1200, see kassimootoriga. See eelmine päev just, sama päev, kui see õhtupõleng oli. Käisin ma Märjamaal, oli seal kontroll, tehnikakontroll, aga siis autosid välja ei kutsutud, et ainult tuli see 1200-ga minna sinna. Ma vaatasin oma masinale järgi ja käisin sellega Märjamaal siis ära ja siis ära lõhmus ja kinnas seal olis. Et siis tegid selle kontrollkatse ära. No ja nii oligi ja siis ma tulin tagasi, aga see oli ju porine aeg ja see prits oli täiesti sopane. Ja õhtu pimedast tulin tagasi ja siis ei olnudki muud võimalust, kui jätsin see 1200 sinna pesu estakaadi kõrvale, et hommikul tulin pesenda korralikult ära ja panna uuesti hoiuruumi. Ja selle sama ukse taga oligi meie depoo. Sellepärast vaadake, ei ole ju kuskil väikest ust, aga see oli ju sellepärast, et ikkagi jalgsi see sisse, alati ei pidanud teenindamise jaoks väravaid avama. Ja oligi esimene teave, mis tuli, et töökoja põleb.
töökohas on tulekahju. Noh, siis oli ju muidugi esimene asi, et saaks auto jätta, aga hoopistükkis oli selline lugu, et auto ise põles. No nii, et asi oli äärmiselt traagiline. Midagi teha ei olnud. No Märjamaa toetajal sai kutsungi ja tuli, aga ka võrdlemisi kiiresti teadaolevalt nende teeoludega, mis siis olid, sest kruusatee oli ja aukline, nii et vähe ei olnud. No 20 minutiga teatamise momendist oli Märjamaa komando siin. Siis ei olnud midagi muud parata, kui tuli transportida see 1200 jõe äärde, sest muud toojamat veevõtu kohta ei olnud ja et see sügis oli tüma ja siinsamas see põld, mis jõgi on seal Lepiku taga, see põld oli üles küntud. Noh ja mis asjaga sinna viia, käsitsi ju ei jõua, aga siis siinsamas kõrvalruumis oli tolleaegne päris uue järgi see tehnilise hoole masin, ATU kutsuti teda. No ja see oli siis ainukene võimalus. Selle käivitasime siis ja sain 1200 järgi ja noh, see läks muidugi siit sellest künnipõllult läbi nagu nalja. Ja vaat see sama, seal paistab see kõrgem puu. Selle kõrvale paigutasime siis 1200, aga noh, voolikuid oli vähe. Voolikuid siiamaale välja ei ulatanud. Aga siis seda A-liini või pealiini. Aga noh, lootus oli ikka, et kui Märjamaa tuleb, Märjamaa pealt saame voolikuid ja siis saab seda asja korrekult tööle hakata. No nii oligi. Et Märjamaa tuli ja roolis oli siis tolleaegne, nüüd on ta vist vanalamees, Rahuaja Artur või Atsis seda kutsuti, Rahuaja Ats. Ja me saime siis selle Märjamaa masina pealt voolikuid ja siis sai selle voolikuliini rajada nagu kord ja kohus ja Oliver Terve jäi siis selle pritsi käitama sinna, see oli, pean tahaks käivitada, aga noh, tema oli selle töö mees, nii et seal mingisugust tõrget ei olnud. Kõik oli normaalne ja see käivitus ka väga hästi. No ja siis me saime, no Märjamaa muidugi kasutas oma seda välkjuga, mis surus selle esialgse tule nagu maha siin siis selles depoos. Ja noh, kui juba voolikuliin oli rajatud, siis oli asi noh, lahe. Ega siis see kassimootor teab, kui tugev oligi ja noh, täie võimsusega ta töötas ja no nii, et kollektor ei olnud mitte punane, aga kollektor lausa valge. Nii et niuke tunne oli täitsa, et jälle kukub küljest ära, aga pidas vastu ja siis, kui juba noh, oli lokaliseeritud tulega ju, siis et jälle siin tuli teisi abidisi ka veel, Järvakandi tuli ka, aga noh, Märjamaa ja siis see käis vett toomas veel, see Märjamaa masin jõest silla pealt ja noh, ja vaat siis oligi selline lugu, et jälle lõpp oli ja kepsud lendas külje pealt välja selle kassimootoril. Aga noh, ta oli oma töö teinud ja asi oli, nagu ütleme, lahenduses. No, ja autost endast ei jäänud ka midagi järgi? Ja absoluutselt mitte midagi. No tähendab, ühesõnaga nagu varakk. Ta langes keskelt kokku või sellepärast, et jälle ta oli pukkide otsas kenasti esimene ja esiots ja tagaots pukkide peal. Aga siis noh, maak oli ju keskel veega. Ja ilmselt see tulekahju oli keskelt kuskilt, kus ta hakanud oli täpselt, nii et tundus, et sealt, et see oli kõige intensiivsem, see põleng oli keskel ja muidugi see vajutas raami ka, eks see vajus, lausa raam vajus kokku. Tähendab, noh, keskelt kohe vastu põrandut sinna tuha sisse. Mul ei olnud seal midagi, üks niisugune politseist oli üks arvusmees, nimi oli Ale, nüüd on ta vanalamees ja tema võttis minu kohe ette kui komando ülema, et noh, et millest ikka alguses saanud on ja
aga samal öösel kohe või? kohe, nii et alles jäid kursutama. Mindi mõtlesin ette. Ja siis järgmisel päeval jah, tulid Tallinnast, tuli ekspertiis. Ja võttis siis, algul oli mõtlenud, et aku on lühises. Või saan, et aku lühisest on läinud midagi taolist asja. See viidi Tallinna ja hiljem ma kuulsin, et see oli koguni ka Leningradi ekspertiisi viidi see aku, et kas on aku lühisega midagi olnud. Aga minuni ei ole jõudnud ühtegi targemat tuvastust. Aga see oli kõva pauk valgu tuletõrjele, kui korraga auto ja korraga mootorprits on otsas. Oi jah, muidugi. Ja otsa ütles kohe, et me peame varustama ükskõik missuguse prisiga esialgu siis pühad võidi peale, eks ole. Ja sinna tantsid jah, Märjamaad kohe järgmise päeva see Märjamaa oma masina meile. Aga peale seda MM1200 teist järelveetavat pritsi enam valgusofoosil ei olnud? Ja oli. Kust see tuli? See oli Tallinnast jälle. Peale põlengut? Peale põlengut, jah. Tähendab, oligi nii, et see auto saime kohe, eks ole, järgmise päeva ja siis kas oli järgmine nädal või peale pühi, siis eraldati meile kohe see 1200. Kes sellel Tallinnas järgi käis? Mina käisin. Ja selle saadi kätte kust? Ja selle Vats-Rossovist. Uhi uus? Täis uus, jah, Volga mootoriga. See hoone ise ei ole väga palju pihta saanud, siin on paekivi seinad veel osaliselt alles. Ja, ega ta ei saanudki, me ei pääse sinna sisse. See on kindlasti on võib-olla suitsumärke veelgi peal. Jälle seintel ja puha. Seda ma ei tea, mis seal sees praegus võib olla, kelle valluses see on. Et jälle võib-olla on veel nähagi. Et ega seda tahma ega seda kätte ei saanud.